6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu stuudios nagu ikka Raul Õessaar ja Karl Kruda. Tere, Karl! Tere, Raul! No, Saksamaa rallil on reedene päev lõpuni sõidetud. Ott Tänak lõpetas selle liidrina, aga ütleme nii, et Tänaku kukal on Thierry Neuvilli soojast hingeõhust lausa kuum, vaid 2,8 sekundit siis täna õhtuks kahe mehe vahele on jäänud. No kiire küsimus, kohe alustuseks, jääme selle päevaga rahule või mitte? Mina jääks kindlasti rahule. Kuidas sinul tundub? No mulle tundub ka, et nagu seal kuskilt nagu midagi valesti otseselt ju ei läinud, et Tänak on kenasti väga heas tempos sõitnud, 6 katsest 4 võitnud seni, eks ju, või täna võits 6 katsest 4 ja kokku siis 7-5 võitnud lausa, et midagi nagu valesti küll ei ole. Ei, mulle ei tundu üldse mitte midagi valesti, minu jaoks tundub see asi väga-väga põnev isegi, võib-olla ta ongi nii põnev, et ta on juba natukene igavaks muutunud just sellel viisil, et tegelikult Ott ja teisel kohal siis baseeruv Thierry Neuville sõidavad ikka sekund, tegelikult sajandikku, terve päev on seda teinud ja Thierryl oli kindel katse, mida ta alati domineeris, oli siis ringi esimene, hommikuse tiiru esimene ja lõunase tiiru esimene, mis on ka sama katse ja millegi pärast keegi talle sellel katsel vastu ei saanud, aga ka järgmistel katsetel keegi Otile vastu ei saanud. Kas see ongi siis kavalalt mängitud, et Ott mängis järgmistele katsetele ja Thierry mängis ühele katsele ja tegelikult see vahe, mida ta tegi ju teisel ja 5. katsel oli ka päris suur versus Ott, mida Ott suutis tal teised katseted tagasi võtta, et tegelikult pingeline oli ta otsast lõpuni ja korra siin ka ennem arutasime, et tegelikult ju need 2 meest on nii perfektsed olnud täna, et nad on lihtsalt revinud teistest meestest kohe kaugemale, et isegi 6-kordne maailmameister ei saa neile väga kanna peale astutud. Jah, et see oli tegelikult päris huvitav, et need vahed hakkasid kohe seal päeva esimest katsest alates päris korralikult kärisema, et need kui oleme siin kruusarallidel harjunud, et ikka 10 sekundile vahe ühe katse peale on ikka siuke suur vahe, et oi, mis nüüd juhtus on ju, siis need olid justkui nagu täiesti tavalised siin, et kui siin, võtame päeva esimese katse, mis oli siin 19 kilomeetrit, ei ole ka kõige lühem katse, aga Neuvill võitis selle ja näiteks siin Andres Mikkelsen kaotas 10,8 sekundit ja tal ka ei juhtunud midagi konkreetset, ta oli lihtsalt nii palju aeglasem. Et need vahed hakkasid kohe kärisema ja kärisid iga katsega järjest suuremaks ja tegelikult päeva lõpuks Ott Tänak ju ongi, Ogier on 3. kohal ja juba 22 sekundit vahe, et kui mäletame siin Soomes käis veel laupäeva pärast lõunal umbes 0,6 sekundi sees oli 3 või 4 meest on ju, et siis seekord on ikka täiesti teistmoodi läinud. Tõsi lugu ja tegelikult ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks me teises päeva pooles hakkasime natuke rohkem nägema ka mingit actionit, sest et päris mitu emotsiooni tulid just, kui sa katse lõpus vaatasid, kus Jari-Matti tuli lõppu või Ogier tuleb lõppu ja inimesed tulid lõppu, lihtsalt vaatasid aegu, mõtlesid, et tegelikult mul tuli kõik väga hästi välja, ma isegi ei teinud vigu ja miks ma kaotan 5 sekundit selle katse peale, et see oli nende jaoks suhteliselt suur hämming. Ja selle peale tõesti, et 20 sekundit eest ära libiseda just need 2 meest korraga ja ainukene, mis meenub, oli kunagine Marko jutt siis seal, mida ma mainisin ka Soome eetris, et siis, kui ta võitles selle Soome ralli võidu nimele ja Grönholmiga kahekesti, et siis see asi oli nii terav, et kumbki pidi eksima mingi hetke pealt ja siin on täpselt samamoodi, et sellest tänasest pildist mina julgen öelda, et mõlemad venad on täpselt piiri all, võib-olla nad piiri kõigagi ei puutu, aga see piir on liigalt lähedal ka. No me nendest väljaütlemistest ka kuulsime, Tänaku see tavaline rahulikkus ja ütleme, et no risk ja clean stage ja nii edasi, et need asjad enam üldse ei pane kulmu kergitama või midagi, sest me tegelikult vahel oleme ju näinud ka tegelikult pardakaamera videotest hiljem, et tegelikult mõni hetk ikka tal oli ka päris siuke piiri peal, et võib-olla natukene tahab rahulikum välja näida seal katse kommentaarides, siuke psühholoogiline võitlus ka kindlasti käib, aga Neuvill ütles ju päris ausalt välja, et täitsa seal päeva alguses hommikul ütles ühe katse lõpus ju, et me teame, et kui Ott Tänak tahab, siis ta suudab veel kiiremini sõita, on ju, et ja pidevalt üritas ennast sinna nii-öelda selle underdogi positsioonil mängida, ütles, et okei, et meil Tänaku vastu on ikka raske saada ja me teame, et pikk rall on veel ees ja meil on ikka väga keeruline siin Tänakule vastu saada ja nii edasi, et mulle tundub, et seal niisugune psühholoogiline heitlus ka natukene juba käib.
igast nurgast 5 etappi on ainult lõpuni. Mõned punktid on ainult laua peale jäänud, tuleb pingutada, 150 on vist alles koos Power Stage'idega või Power Stage'i punktidega. Ja tegelikult iga punkt on hetkel ikkagi oluline, et sa võid võita või kaotada. Eelmine aasta sellel hetkel oli ju Terry Newville Saksamaale tulles, oli tema liider, Ott kaotas ikkagi ligi üle 30 punkti, äkki 33 ja seal Ogier kaotas ka päris seal, palju. Seal oli vahepeal oli see vahe isegi 70 või 80 punkti sealkandis, aga siis Soome ralli Tänak võitis on ja sealt juba natuke läks vähemaks, et seal võis isegi veel rohkem olla. Seal võis isegi veel rohkem olla ja aasta lõpus tegelikult Terry Newville, Sebastian Ogier ja Ott Tänak läksid ikkagi Austraalias, kõikidel oli võimalik võita ja tegelikult Newville mängis oma kaardid maha, kukkus teiseks ja selles mõttes Otil ei olnud midagi kaotada, ta andis nii palju kui tuli ja ei läinud õnneks, aga sellegipoolest tegelikult seda võitlust praegu vaadata ja ikkagi, mida me oleme veelgi siin saates öelnud, et poodiumi peal millegi pärast kipuvad olema alati 3 meest ja praegu on täpselt sama pilt, autod on erinevad, vahed on väiksed, seekord jällegi Ott juhib seda ralli alguses pärast esimest päeva, tegelikult on mõnda aega veel minna, homme on päris pikk päev veel ees ka, aga ütleme, need on ikkagi kiht teistest veel nagu erinev. Ja see, mis ma ennist ka mainisin, et nagu päeva teises pooles oli näha, tegelikult vigu ju tuli isegi mitmelt sõitjalt ja nende seas oli ka tegelikult Sebastian Ogier, kelle näost on ka nagu näha, et mees pingutab ja mees pingutab kõvasti, aga ta ei saa lihtsalt kuidagi matchitud ja kui tema käest küsitakse, et mis sa siis arvad, et mis sa teed paremini servises või kuidas sa muudad seda või mis teed, siis Ogier vaatab niisugusena tühja pilguga otsa, et kus mina tean, mida ma teen, ma teen kõik, mida ma suudan. Jah, võib-olla see Citroen ikkagi ei ole nii hästi asfaldi peal ikkagi pärast Korsikat, neid vigu pole parandatud, seda autot pole nii hästi arendatud edasi, aga üks küsimus veel, et me näeme, see esikolmik on praegu kohtadel 1, 2, 3, et kui palju see stardipositsioon seal mõjutada võis? Et me teame, asfaldil on ju, kuival asfaldil on parem see, eelis on sellel, kes eespool stardib. Homme see järjekord pööratakse ümber ja need stardivad kõik tõesti tagant. Et mis arvad, kui palju selles edus oli seda stardipositsiooni sees, kui üldse? Ma arvan, et tänases pildis ei olnud üldse sellega väga suur pistmist. Mõlemad tegelikult mitu sõitjat mainisid seda sama moodi või sama laadselt, et katse peal olid paar kohta, mis olid võib-olla keerulisemad kui teised, ülejäänud oli üsna loogiline, nagu ütles Jari-Mati, et selle pealt ei saanud nagu suurt muutust tulla, et suur muutus tuleb sellega siis, kui tekib vihm ja niiske tee ja siis hakkad muru lõikama või mulda lõikama peale, siis see muutub poriks ja lögaks ja siis tekib see nii-öelda libedus läheb suuremaks, et siis on esimesena tulla kõige mugavam, sest sa tead, et sul kuskil midagi ei ole. Selles mõttes ma usun, et Ott ei läinud ka nii palju kuskilt lõikama või väga videodest näinud ka, et igalt poolt oleks nagu meelega kuskilt peale kraabitud, mida võib-olla mõnest etapist näed nagu paremini, aga siin selles mõttes, et iga punkt on arvel, et päris igale poole ei tasu ka oma ratast toppima minna, et sa kunagi ei tea, mis sealt vaatab sulle vastu. Ja lisaks Tanis Ordo ju ka suhteliselt tagant startijana näitas vahepeal ikka päris häid aegu ja ühtegi katset küll ei võitnud, aga oli seal konkurentsis sees küll, nii et loodame, et homse osas see ka midagi suurt ei tähenda, et täna et Tänak ja need teised peavad sealt tagantpoolt startima. Aga läheme natuke tänase päeva sündmuste juurde ka. Kohe esimesel katsel Teemu Suninen pidi siis päeva katkestama, tema sai väga lühikese tööpäeva endale, et ei suutnud ühtegi katset ära lõpetada, aga mitte enda süül, vaid mingisugune mootori probleem teda siis tabas. Isegi ei saa veenduda selles, et mootorprobleem oli mingi hüdrauliline probleem. Tehnika ütles üles, aga selles mõttes on ka sul õigus, et kui auto seisma jäi, siis suure tõenäosusega oli see pistmist midagi mootoriga, sellepärast et muidu oleks saanud ju edasi liikuda ja seda paljugi ajaloost näinud, kuidas kui roolivõim lakkab töötamast, et siis väänad nagu paljakäsi selle asja lõpuni ja servisesse tagasi, aga see, mis tal seal juhtus, see oli tõesti täitsa nii-öelda, kõik olid natukene sõnatud või isegi ei osanud keegi midagi öelda ja ainukene siis verbaalne vastus, mis tuligi M-spordist, oli siis see, et mingi hüdrauliline probleem on, et hetkel meeskond läheb autole järgi, nad toovad selle tagasi, siis me uurime seda ja siis me saame teada, mis on viga. Niisugune klassikaline vastus. See tegelikult pani mind mõtlema ka, et tegelikult me ei ole ju viimastel aastatel WRC sarjas väga palju selliseid asju näinud üldse, et auto nagu lihtsalt täiesti jääbki seisma tühja koha pealt. Okei, me oleme Tänakul näinud seda, ja Toyotadel, kuidas seal mingisugused asjad ütlevad üles,
aga noh, M-Spordil ka, kes ju idee poolest võiks olla üks WRC sarja vastupidavamaid autosid või niisuguseid töökindlamaid autosid, et nende puhul ikka oleme suhteliselt harva ju niisugust asja näinud üldse. M-Spordi puhul tõesti me oleme harva näinud, aga siin viimasel ajal on just juhtunud võib-olla selliseid elektroonilisi jamasid neil rohkem sama nagu oli Elvin Evansil Rally Estonial, kus pärast hüpet tal kadus gaasipedaal ära ja mingid sellised väiksed nüansse on neil veel olnud. Elvinil oli tegelikult Korsikal või Monacos vist oli või kuskil ka oli korra seisis tee ääres, et ei saanud nagu gaasi jälle minema ja et viimasel ajal on hakanud juhtuma, aga seda küll ei ole enam näinud, mis oli võib-olla 5-7 aastat tagasi, kuidas autodel jooksid mootorid kotti tee äärde seisma ja maailmameistri tiitlid jäid korra veel sinna paika ja siis võtsid järgmisel etapil. Et neid ei ole praegu ette tulnud ja loodame, et ei tule ka see aasta kindlasti mitte Toyotal. Jah, ja tegelikult üks tehniline murre oli siis veel, kui Suninil juhtus see kohe päeva esimesel katsel, siis Tanis Ordol päeva täiesti viimasel katsel käigukast järsku ütles üles, täiesti tundus, et tühja koha pealt. Esimene käik, nagu Sordo ise ka ütles, et esimene käik õnneks töötas. Et seetõttu suutis ta siis auto üldse finišisse vedada, aga väga kahju oli minul endal küll temast, et ründas põhimõtteliselt 3. kohta, oli seal Ožee kandadele astumas juba põhimõtteliselt mööda minemas ja siis järsku niimoodi. See oli tõesti natukene kurb vaadata. Ja üldse, kui seda autot lonkamas esimest korda nägid, et siis nagu ka süda lihtsalt vaatas, et miks, et tegelikult tal oli nii hea positsioon, ta ju ei sõida tervet hooaega, ta tulebki selle, et nendele etappidele, kus ta on kindlasti tugev, et võtta meeskonnale maksimaalseid punkte ja nüüdseks jääb täpselt niisugune mulje, et nagu see auto, millest seda pannakse istuma, et siis nagu keegi ei oleks nagu võib-olla seda lõplikult ära kontrollinud või mis seal siis nagu viga on või et nagu selle peale isegi võtad niimoodi, et käigukast, et sul läksid ta vist proovis ka seal katse peale erinevaid käike, et kas ta saab midagi teist sisse, lõpuks sai aru, et tal vist on ainult esimene käik või siis ta lõhkus teised käigud kõik sinna tagantjärgi nagu ära, aga lõppkokkuvõttes on jah, et see üks käik alles jäi, aga teistpidi tekib ikkagi küsimus, et kui sul üks käik jääb alles, kuidas siis teised said katki minna, et mis seal siis sees pidi niimoodi juhtuma, et sul suudab ikkagi üks käik veel vedada? Jah, ma olen jälginud, et kas ta kuskile oodusalasse sai, et ma ei tea, kui sa esimese käiguga sõidud, siis sa väga kiiresti ju sõita ei saa, et 58 oli minu meelest kiirus. No vot, isegi hästi, aga ilmselt kui sa 58-ga sõidad, ma ei tea, ka palju sealt sinna hooldusalasse oli sealt viimase katse juurest, et kui sa esimese käiguga niimoodi, ma ei tea, 10 000 pöördega või praegu tavalist sõiduautot, aga ma ei tea, mis need WRC auto pöörded võivad olla, aga see esimese käiguga väga kiiresti sõitmine ilmselt mootorile niikuinii hästi ei mõju või käigukastile. Väga mugav ei ole jah, aga selles mõttes ta käitus vähemalt targasti, et ta ei hoidnud kõige piire, seda ei võtnud sellest esimesest käigust või mootorist ka maksimumi, vaid ta lasi nagu lõpuni ja siis tuli tagasi lõpuni ja tuli tagasi, et selle peal, kui sa liiga kaua piires sõidad, siis sul on ka võimalik mootoril ikka lihtsasti haiget teha. Just, ja ühe korra tuleb seda ka mainida, ikka käis siin poolest Eestist ilmselt niisugune ehmatuskahin läbi, kui ühel hetkel siis GPS-süsteem näitas, et Ott Tänak, GPS-süsteem, mis oli kogu eelneva päeva täiesti laitmatult töötanud, näitas, et Ott Tänaku kiirus on järsku 0, mees seisab rajal, jõudsin juba kirjutada ka sinna otseblogisse, et kas Tänak tõesti seisab, et GPS näitab, et mees ei liigu, aga õnneks tuli välja, et ikkagi kõik oli korras, peagi läks siis otsepildis ka, pilt tema autosse näitas, et kõik liigub ikkagi, et GPS-süsteem, mis siis tegelikult sellest otsepildist me teame, on ju 20, 30, 40 sekundit vahel ees, et see vahel, või mitte vahel, vaid alati näitabki enne ära, kui kellegiga midagi juhtub, on ju, enne kui sa seda otsepildist näed. Et see, jah, oli ärev hetk, ärevad, ütleme, pool minutit kindlasti, aga õnneks ei juhtunud tegelikult midagi ja loodetavasti keegi siin südariga haiglasse ka ei viidud. Raul, ära muretse, ikka juhtub, Raulil on lihtsalt nii kiired näpud, et arvestades, kui palju ta blogisse päevas kirjutab neid sõnumeid, siis see on tegelikult järgmine fantastiline vaatepilt ja Raul on lihtsalt teemas nii sees, et täpselt kohe, kui ta näeb ja kohe, kui juhtub, et see on, võib-olla sa räägidki täpselt enda kogemusest, vaata, et sa ise ei saa siin seda südarit. Nojah, ilmselt. Ei minul, ütleme, süda väga palju kiiremini ei hakanud lööma sel hetkel, et nii hull asi ei olnud, aga eks ma olen harjunud, olen varemgi niisugusel olukordi näinud, kus Tänak jääbki päriselt seisma kas või,
et midagi nii hullu sellest ei oleks olnud, aga noh, see selleks, loodame, et see GPS-süsteem edaspidi ei tõrgu ja töötab kenasti edasi. Ja blogi nimi on ka live, nii-öelda, et kõik tulevad laivis, et kõigu informatsioon, mis seal liigub, on laivis, et see on ka täpselt sellel hetkel, kui sa näed seda üles poppimas, siis see on täpselt see hetk, kui ka meie siin seda teada saime või Raul seda teada sai. Jah, no võtame kiirelt võib-olla sealt paremusjärjestuse lõpust ka paar meest läbi, Gus Greensmith ja Takamoto Katsuta, mõlemad siis esimest korda WRC autoga asfaldi peal vist üldse, jah, et ja esimest korda Katsuta vähemalt siis üldse Saksamaa rallil. Greensmith siis hoiab esimese päeva ajal 8. kohta, Sordo langes temast 10 sekundiga tahapoole pärast oma seda käigukasti jama, aga Greensmith kaotust minut 05, Esa-Pekka Lappil tema ees 52,9 sekundit, Greensmith võib vist rahule jääda oma päevaga ikkagi? Mina, kui ma nende kahe kuskil silmas või taga või telgis või sussides või midagi oleks, ma oleks väga rahul, tegelikult esimene outing või väljatulek sellest nii-öelda kruusa fenomenist ja sa tuled tegelikult asfalti peale, sama, mis ütles siis Tommy Mäkinen nüüd täna selle Katsuta peale või selle peale, mis jooksis läbi, et kõik tema ootused oleks palju kõrgemad, kui ta oleks teinud esimese etapi kruusa peal. Aga et põhimõtteliselt me lasime ta kõige kaugemal ookeanis vette, et hakka sealtpoolt ujuma, et siis vaatame, kuidas sul see ujumine välja tuleb. Ja selle peale tõesti, et tal endal pinget tegelikult vähem oleks, et sa saad hakata rahulikumalt ujuma ja sellesse asja nagu sisse elama. Et WRC-s olla, et siis seal tegelikult lisaks sellele autole endale, et seal on tegelikult nii palju erinevaid meedia activiteid ja tunde ja mingeid asju taga, et mis seal, kuhu kulub veel nagu aeg ja tegelikult see on nagu veel väsitavam, kui tulla WRC 2 pealt. Ja selle pealt mõlemad on tegelikult teinud väga hea sõidu, Gus Greensmith eriti veel tegelikult päeva lõpuks kaotust ainult 0,61 sekundit kilomeetrile terve päeva peale või terve hetkel 105 kilomeetrile, mis on tegelikult väga hea tulemus. Ja tema ka, nagu sa ütlesid, ta ei ole Esa-Pekka Lappist kaugel maas. Takamotol tuli natukene raskemini alguses ja videopildist on ka näha, et ta ei usalda seda aerodünaamikat sellel autol nii hästi ja ta ei tea, kus sellega pidurdada saad, sellepärast et see aerodünaamika seal ees ja taga selle suure antitiivaga, see annab päris palju juurde, et ta vaikselt õpib ja tegelikult päeva lõpus ka näitas ühte aega, kus ta kaotas 0,7 sekundit kilomeetrile, mis on juba väga hea ja ma usun, et ka nendest sellest väiksest aegakaotusest, mis tal hommikul oli väikse mootori seisakuga või poolspinniga või ma täpselt seda ei saanud aru. Suretas välja lihtsalt. Suretas vist välja kuskil maha pöördes. Et ma usun, et ta selle kaotatud aja suudab ka selle homme tasa teha ja võtab ka selle Kalle Rovampere ära ja astub sinna WRC-de selja taha ilusti istuma. Jah, punkti kohal, et 4,6 sekundit siis Kalle Rovampärast pärast esimest päeva Katsuta maha jääb. Aga üks väga ehmatav intsident tegelikult oli veel, sa tahad midagi veel lisada? Ei, räägi. Mis asja? Mina tahtsin seda, et ma ei tea, kas sina märkasid seda, kas Takamoto Katsuta autol oli mõni brändi kleeps peal? Ei olnud vist, et see oli täitsa ilma sponsoriteta. Jaa, okei. Siis see oligi see, mida ma üle tahtsin küsida. Et ei olnud seal ühtegi kleepsi peal. No, aga asi, mille juurde ma tahtsin jõuda, oli see, et Mats Ösbergil seal WRC 2 pro-arvestus sõidabis tema, et seal oli temal ikka väga hirmus intsident, kuidas, kes on seda videot, või paljud on ilmselt seda videot juba ka kindlasti meil Delfist näinud, et sõidab raja peal ja järsku, sa ilmselt ei oska niisugust asja elu sees oodata, et järsku üks pealtvaataja kukub põhimõtteliselt sinu ette ja tunnustus Ösbergile väga kiire reageerimise eest, ei teinud ta seal avariid ka sellega, et tõmbab lihtsalt rooli kuskil teisel poole, sõidab teiselt poolt teelt välja, et suutis kontrollitult sealt inimesest mööda põigata, aga mul tekkis kohe küsimus, et kuidas niisugune asi üldse võimalik on, et sellisel hetkel inimene sinna kukub? No ütleme niimoodi, et seal võib olla mitu erinevat faktorit. Seal võib olla tegemist lihtsalt komistamisega, kivi veeres jalgade alt läbi ja komistasid ja kukkusid täpselt aialintide vahelt läbi täpselt õigesse kohta. Juhuste kokku langemine ja üks teiselti võib see lihtsalt olla valikute küsimus, et sa oled mingi hetke peal päeva jooksul võib-olla tegid liiga palju valesi valikuid. Võib-olla just mingi pudeliga. Aga selle peale miks liiga vähe vett. Liiga vähe vett. Ilmselt selle mõtlesid. Ja võib-olla tõesti.
või siis liiga palju vett, see on ka ohtlik. Aga selle peale püssijäda ja kõik need jutud. Ka suures koguses liiga kiire tarbimine võib lõppeda fataalselt. Aga lähme positiivsemaks tagasi, eks sellised asju ikka juhtub ja tegelikult see on see põhjus, miks meile korrutatakse ja miks korrutatakse pealtvaatajatele ja miks korrutatakse tegelikult ka kõikidele ümber olevatele inimestele, et miks on see turvalisus nii oluline. Et see ongi see, et kõike enneolematud asju võib juhtuda ja see tänane vaatepilt oli täpselt see enneolematu asi, mida me ei ole pikka aega nagu näinud hetkel ja mul on seda ainult hea meel tõdeda, et rallikorraldajad on läinud perfektsemaks ja võtnud rohkem inimesi aitamaks, turvama neid inimesi ja neile nagu õpetama või neid tagasi hoidma ja ma loodan, et midagi halba ei juhtu selle peale, nagu Esperg ütles ise ka, tegemist oli tegelikult poole sekundiga ja poole sekundi küsimusega, et lõpp ja kõik ja loodame, et selle senine ralli edaspidine hooaeg kulgeb ka ilma muredeta sellises valdkonnas. Jah, ma vaatasin seda videot natuke veel ja mulle tundus, et äkki võib-olla oli see, et ta nagu üritas sellest piiridest kinni hoida ja küünitada kuidagi sinna, et nurga tagant kaugemalt seda autot juba näha ja siis libiseski ära või kadus tasakaal lihtsalt ära, et loodetavasti jah, kõik ikkagi sai korda, et ta kukkus tegelikult päris kõrgelt ka, et see kukkumine ise võis juba päris valus olla, et halvemal juhul mõne luumurega lõpped, et loodame, et seal kõik ikkagi sai korda, et kiirabi sinna auto või katsele ju ei kutsutud, et katset ju seisma ei jäetud. Ei kutsutud küll ja tegelikult roomas väga kiiresti ka. Eks see adrenaliin algus siukses olukorras jah. Võttis kohe õigele poole suuna vähemalt. Just, aga see selleks, kõik on loodetavasti ikkagi lõpuks korras ja selliseid asju rohkem ei juhtu, aga läheme edasi BetSafe'i rubriigi juurde. Tuletame siis meelde kõigepealt uue kliendi pakkumist, kui teed endale BetSafe'is konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt KOF-iga 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja seda saab siis teha 4 kuud järjest, ehk uue kliendina on võimalik 4 kuu jooksul 100 eurot panustamisraha endale tasuta saada. Aga vaatame need KOF-id ka üle, mille peale panustada saab ja täpselt 1,50, eks see kõige miinimum, millega siis seda uue kliendi panust saabki kasutada, on siis Ott Tänaku rallivõit praeguse seisuga 1,50 täpselt, siis tulete meelde, enne rallit oli ta 2. Et see suhteliselt lühike osa päevast või sellest rallist üldse on nagu ära sõidetud, aga Tänaku KOF on juba päris palju kukkunud. Natukene tõesti. Isegi üllatavalt palju ja teine asi, mida ma kohe märkan, mida enam ei olnud, mida enam siin ei ole, on katsevõidud. Et seal eile, kui keegi panustas ka katsevõitude peale või leidis selle valiku, et võib-olla see on hea ralli Oti jaoks, siis tegelikult need panused algasidki 5 katsest ja hetkel on tal need 5 katset kirjas ka ja enam neid BetSafe'is küll ei näe, aga siit edasi minnes on ka teisi asju ja ütleme, need poodiumikohad esimestel meestel on tõesti sellised koefitsiendid on väga väiksed või top 2, top 3, et nende peale võib-olla raskem panustada, aga tegelikult võitlus seal eesotsas on ikkagi nii tihe, et alati võib kellegil midagi juhtuda, tegemist on autospordiga, aga kelle peale lõpuks ise lähed, seda on nagu raske öelda, võib-olla siis selle peale on üks hea pakkumine samamoodi, kes saavutab kõrgema koha, kas Ott või keegi teine on 2,4 ja see võib olla ükstapuha, kes keegi teine, et sa ei pea kindlat inimest valima. Ja tegelikult ma ei teagi, Raul, mida sina siit valiksid nüüd? No ma vaatasin, mul pilk jäi isegi pidama korra selle top 3 juures, et kui sa rääkisid ka enne, et kui nii piiri peal sõites, et keegi peab eksima, et võib-olla siis sa võib-olla vihjasid seal Tänaku ja Neuvilli peale natukene, ma ei tea, kas sa vihjasid või vihjanud võib-olla. No Tänak ja Neuvill tegelikult me nägime ju ei sõitnud ka nii hullult piiri peal, et nad lihtsalt Neuvilli peale. Et võib-olla ainult Neuvilli peale. No igatahes, kui sealt esikolmikust keegi ära kukub, siis on ju kas Miik või Latvala kohe esikolmiku kohal, nii et näiteks Jari-Mati Latvala esikolmiku koht 4,00 KOF, et midagi sellist äkki, kui siin suuremat väärtust otsida, aga jah, võib-olla see Ogier versus Miik, Ogier, 1,24 jällegi. See on see, mida ma vaatasin, tegelikult Miik, tegelikult Miik, Miik on ju. Et jah, siin tegelikult neid huvitavaid KOF-i leiab, et kui siin natuke mõttetööd teha, siis on täitsa variandid olemas ja kindlasti see Tänak versus Neuvill 2,50, see vahe on nii väike praegu. Et see võib-olla isegi on
üks päris hea väärtus ja Neville'i puhul me ka täna nägime, et ta ikkagi sõits väga kindlalt ja kiiresti. No jah, ja tegelikult homme on ka tulemas selline päev, mis on veel ju raske päev, seal on 240 kilomeetrist katset ja terve päev ise on veel väga 150 midagi kilomeetrit, 157 äkki. Sul võib olla täiesti õigus, 157,9. No, aga tegelikult jah, mida ma öelda tahtsin, oli see, et 2017 Thierry Neuville sellel päeval Arena Panzerplatteril just läks ühest kurvist natukene nii-öelda, ma ei saa öelda lohakamalt, aga võib-olla natukene teistsuguse nurgaga ja talle kadus terve tagumine ratas alt ära, lisaks sellele, et oleks võinud ainult rehv minna. Ja et seal Arena Panzerplatteril, seal tankidroomil, tankitõrjede vahel ikka juhtub ka päris palju. See on päris pikk katse ja pigem see on hästi abrasiivne, et seal on rehvide hoidmise teema, küll nende kahe pika katse vahel on võimalik rehve vahetada, aga tegelikult enne seda pikka katset on meil 10 kilomeetrit lühikest ja selles mõttes, et see paus nende vahel ei ole nii meeletult pikk, et rehvid maha jahtuda ja nendega veel nagu pärast 25 minti otsa lasta. Et oleneb, mis see ilm teeb, et see päev võib olla ka natukene selles mõistes, et palju keegi võtab neid rehve kaasa, aga eks see homne päev seda näitab ja juhtuda võib alati veel kõike. No juhtuda võib alati kõike, see on kindel aga üks asi, mis veel kindel on see, et meie saate lõpetavad kuulajate küsimused ja neid on tulnud siin päris mitu, vaatame, palju me siin jõuame võtta. Küsib Laur, et kuidas või mis süsteemiga toimib WRC autodel rooli taga asetsev käiguvahetuslaba, ja sisevideotest on näha, et labaga käiku vahetades liigub ka mehaaniline otselüliti, ehk siis käigukang kõige lihtsamas keeles, et kas nende kahe vahel on omavahel mingisugune hydrauliline või elektrooniline side, et nad üksteisega sünkroonis liiguvad? Side on küll. Side ongi see, et tegelikult see, mida sa näed paremal põrandal maa sees, on nii-öelda see viimane kang, et kui sul roolilaba lakkab töötamast, et siis sa saad selle põranda pealt nagu edasi lapata. Tegemist on hydraulilise süsteemiga, et see õlisurve aitab seda käiku sisse panna, et see labadega kast on tegelikult isegi natukene turvalisem. Naljakas on küll, et kast läks siin Tanis Ordol, aga võib-olla käikude vahetuse kiirusest või mingi kala võid seal kuskilt sisse tulla, aga jah, see mõlemad kangid on hydrauliliselt nii-öelda ühendatud ja mis siis läheb sinna, ta suunab selle jõu sinna käigukasti ja kas ta lükkab või tõmbab seda nii-öelda roodi, mis vahetab siis käigu ära. Ja tegelikult kunagi oli veel niimoodi, et kuna seal kõrval on sul 2 kanget, sul on käsipiduri, siis on see madal nii-öelda käigukang, siis kuna said käsipiduri kangi ära keerata ja said käigukangile otsa keerata, et siis said mugavalt kõrgelt vahetada ja ei pidanud põranda pealt seda otsima. Teine variant, mida veel kasutatakse, aga pigem nii-öelda odavates autodes ringrajas äkki rohkem, ma selle peadpakule panema ringrada tean vähe, aga mina sõitsin sellise autoga Hiinas, oli surveõhuga, et taga oli kompressor põhimõtteliselt, mis surveõhuga lõi ja tõmbas. No vot, selline põhjalik vastus Laurile ja küsib siis Marko siin lepingu läbirääkimistega seoses, et igal sõitjal Marko jah, seekord 1 K-ga. Eelmises saates oli 2 K-ga Marko. Aga igal sõitjal peaks vist olema oma manager, kes siis käib diile välja rääkimas meeskondades. Kas on nii, et manager ajab mingid diilid välja ja siis paneb need sõitja lauale ja selle põhjal sõitja otsustab või käib ka sõitja ise koha peal kõnelusi pidamas? No võtame kõigepealt selle küsimuse. Okei. Jällegi sõitja enda otsustada, kas ta on oma enda manager või ta on siis nii-öelda võtnud endale kellegi appi, kes aitaks tema ees seda nii-öelda samal ajal, kui tema sõidab, et Elvin Evans istus ka täna stuudios ja temale esitati sarnane küsimus ja tema ütles selle peale, et kui on ralli välised ajad, et siis sa ikka käid võib-olla kuskil kohtumas, lendad kohale ja räägid juttu ja nii-öelda nagu silmast silma, et kui ralli peal on, siis tegelikult sul ei ole mitte ühtegi sekundit, murdosa sekundist aega kellegi peale nii-öelda keskenduda panna, sest sa teed 100% enda asju ja siis lõppkokkuvõttes tagasi tulla selle juurde, et kas sa teed seda ise või sind keegi aitab, kindlasti on inimestel alati keegi back-office'is, kes võib-olla aitab ja teeb lobitööd nagu ette ja siis sina nagu lähed järgi, kui sa teed seda ise või siis sul ongi võetud keegi, kes siin nagu reaalselt sinu eest neid kõnelusi peab ja aitab sul nagu otsustada ja panebki variandid lauale. Jah, me teame, see Timo Jouhki, soomlaste suur manager, et tema kindlasti läheb selle kategooria alla. Kes on üldse Oti manager? Me teame, et Oti aitab Marko Märtin.
Jah. Nii on. ma arvan, et kahekesti nad saavad väga hästi läbi, noh. Ja ma usun, et nad koos mõtlevad ja ikka tahad kellegiga mõelda ja arutada kõiki asju. Kuskilt olen kuulnud, et managerid saavad mingi protsendi välja kaubeldud summast. Palju see olla võiks, küsib veel Marko? Igaühel ilmselt eri diil või? Igaühel on ilmse eri diilid, see on jällegi, kuna lepingulise numbrid isegi mina ei tea nendel WRC sõitjatel, et mis protsendini need küündida nagu võivad, ma ei usu, ma tõesti ei oska sellele niipidi vastata. Vot, igatahes sellised olid tänased rallijutud, homme siis ootab Saksamaa rallil ees väga pikk päev, nagu öeldud, see 157,92, jah. On need võistluskilomeetrid kokku siis 8 kiiruskatset, 2 korda sõidetakse suurt ja kuulsat Panzerplattet, nii et homme ootab väga pikk päev ees. Meie siit tõmbame praegu sellel saatel joone alla ja kohtume teiega siis juba uuesti homme õhtul. Täpselt nii, esimene katse hakkab ka meie aja järgi 9.12, et äratuskellaga 9 paned, siis täpselt 9 paned, siis ilusti jõuad ka teleka ette või telefoni haarata kuskilt teisest toa otsast ja viimane katse on homme 20.33 meie aja järgi. Päev on ka meestel väga pikk Baumolderis. Just nii ja Tšau. Tšau. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.